Ukraina isoleerib Krimmi ja hävitab okupantide logistikat rindel mitte niisama. Väljaanne Foreign Policy teatab, et Ukraina kampaania Vene sõjalise logistika hävitamiseks okupeeritud Krimmis ja Ukraina mandriosa lõunaosas loob järjekindlalt tingimusi tulevaseks Ukraina vastupealetungiks Vene vägede positsioonidele, mis on jäetud ilma vajalikest ressurssidest. See on muide see, millest ma teile varem oma saadetes rääkisin. Ukraina relvajõud valisid taktika mitte otse venelastega lahingusse astuda, vaid hävitada okupantide logistika, et nad oleksid sunnitud ise põgenema ilma tagala toetuseta. Ja löögid venelaste logistika pihta on juba andnud oma tulemusi. Vene Föderatsiooni pealetung on aastaga aeglustunud. 16 korda viimase kuu jooksul on okupandid Ukrainas lõivanud vaid 30 ruutkilomeetrit. Sellest kirjutab Sõjauuringute Instituut. Ja seda hoolimata Vladimir Putini kõigist kinnitustest, et Vene armee liigub kogu rindejoonel edasi. Nagu ta väljendus, poisid annavad iga päev tuld. Lisaks suutis Vladimir Putin 4 aasta jooksul suuresti siiski kuidagi kaitsta venelasi sõja majanduslike tagajärgede eest Ukraina vastu. Kuid nüüd on see muutunud ja venelased tunnevad seda omal nahal. Ja mis oluline, Euroopas tunti selles kõiges võimalust. Sõda Ukrainas on jõudnud otsustavasse faasi ja seda hetke peaksid Kiievi liitlased ära kasutama. See oli Saksamaa kaitseministri Boris Pistoriuse avaldus. Tema sõnul vajab Ukraina raha, et toota relvastust ja omada võimalust end Venemaa eest kaitsta, aga Euroopal on see raha olemas. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame neid teemasid koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja kirjutage selle video alla oma kommentaar. See oli nagu sissejuhatus, nüüd läheme asja juurde. Täna ilmus huvitav materjal ajakirjanik Paul Hakenoose Foreign Policy poolt. Ta kirjutab, et Ukraina kampaania Vene sõjalise logistika hävitamiseks okupeeritud Krimmis ja Ukraina mandriosa lõunaosas loob järjekindlalt tingimusi tulevaseks Ukraina vastupealetungiks Vene vägede positsioonidele, mis on jäetud ilma vajalike ressurssideta. Autor kirjeldab aprillis alanud Ukraina droonirünnakute kampaaniat Vene logistika marsruutidel okupeeritud aladel. Alates kütuseveokite jahtimisest maanteedel kuni parvlaevade hävitamiseni Kertši ületuskohas. Artiklis öeldakse, et sellise kampaania tagajärjed ulatuvad tsiviilelanikkonnale põhjustatud ebamugavustest palju kaugemal. Ukraina löögid on juba põhjustanud kütuse ja laskemoona puudust okupeeritud Zaporižja ja Hersoni oblastites. Edasi tsiteerin väljaannet Foreign Policy. Ukraina kütusevarustuse katkestamine lõunarindel halvab Venemaa sõjalise logistika ja isoleerib Vene väed. See raskendab vägede roteerimist, haavatute evakueerimist ja relvade tarnimist. Juba mais teatas Ukraina kaitseministeerium logistilise lukustuse strateegiast, mille eesmärk on muuta Krimm Venemaa mandriosast isoleeritud saareks. Ukraina kaitseminister Mihhail Fedorov. Ta on väitnud, et eesmärk on poolsaare äralõikamine Venemaa varustusteedest ja kriitilise taristu hävitamine, et Vene okupatsioon järk-järgult hääbuks. Ameerika Sõjauuringute Instituudi analüütik Georgi Barros leiab, et Ukraina loob praegu võimalikult soodsad tingimused tulevasteks pealetungi operatsioonideks. Nagu ta ütles, tsiteerin, Ukraina kujundab praegu lahingu välja. Eksperdi sõnul muudavad Ukraina väed järk-järgult Vene kaitse haavatavamaks ning vastupealetung võib alata alles pärast pikaajalist vastase kurnamist, millega Ukraina relvajõud praegu tegelevad. Lisaks märkis ta, et Ukraina kaitsejõudude tegevusel on lisaks sõjalisele ka poliitiline mõju. On märgitud, et Kreml saavab juba Krimmi suuremaid FSB töötajate kontingente, tõenäoliselt tulevaseks võitluseks rahva rahulolematusega. Ja nagu ekspert ütleb, on Venemaa sunnitud poolsaarele saatma täiendavaid vägesid ja õhutõrjevahendeid varustusteede kaitsmiseks. See tähendab, et Krimmi ohustades raskendab Ukraina mitte ainult Vene vägede varustamist kogu lõunarindel, vaid näitab ka Venemaa ühiskonnale, et poolsaare okupeerimine ei toonud seda turvalisust, mida Kreml pärast selle hõivamist 2014 aastal lubas.
ja need löögid logistika pihta annavad juba tulemusi. Sõjauuringute instituut on arvutanud, et juunis hõivasid või tungisid Vene väed Ukrainas umbes 30 ruutkilomeetri suurusele alale. See tähendab, et Vene armee keskmine edenemistempo Ukrainas on umbes 1 ruutkilomeeter päevas. See on kogu rindejoone ulatuses. 1 ruutkilomeeter päevas. Võrdluseks tõid analüütikud välja 2025 aasta juuni andmed. Siis vallutas Vene armee 481 ruutkilomeetrit, liikudes keskmiselt 16 ruutkilomeetrit päevas edasi. Seega on Vene pealetungi kiirus aastaga umbes 16 korda vähenenud. Sõjauuringute instituut märgib, et Vene territoriaalsed vallutused on juba üle aasta olnud peamiselt aeglased ja järk-järgulised. Isegi Venemaa kiiremat edenemist. 2025 aastal nimetasid analüütikud sisuliselt samm-sammuliseks pealetungiks. Ja nagu instituudis rõhutati, on Vene armee edenemise kiirus alates 2025 aasta novembrist stabiilselt langenud. Okupandid ei suutnud samuti taastada kontrolli territooriumide üle pärast edukaid Ukraina vasturünnakuid Kupjanski ja Aleksandrovski suunal 2025 aasta lõpus ja 2026 aasta kevadel. Kuigi ma tuletan meelde, et Vladimir Putin jõudis neid territooriume mitu korda avalikult vallutatuks kuulutada. Aga need vallutati tagasi ja venelased ei suutnud neid enam uuesti vallutada. Ja nüüd pöörasid analüütikud tähelepanu sellele, et Venemaa vägede peamised territoriaalsed vallutused on endiselt koondunud Donetski oblasti Konstantinivka piirkonda, mis on Venemaa Föderatsiooni peamine jõupingutuste suund. Kuid isegi seal õnnestus venelastel saavutada vaid aeglane taktikaline edenemine linnakeskkonnas, seda väga suurte kaotuste hinnaga. Võrreldes 2026 aasta esimest poolt sama perioodiga 2025 aastal märkisid eksperdid samuti Venemaa pealetungi märkimisväärset aeglustumist. Nende sõnul vallutasid Vene väed 2025 aasta esimese 6 kuu jooksul 2190 ruutkilomeetrit. Sama perioodi jooksul 2026 aastal liikusid või tungisid nad edasi vaid 622,5 ruutkilomeetrit. See tähendab, et 2026 aastal sai Vene armee vaid 88,5% sellest territooriumist, mille ta ise varem vallutas, või hõivas eelneva aasta esimese 6 kuu jooksul. Ja nüüd on Vladimir Putin viimase 2 nädala jooksul, ma ei tea, umbes 10 korda juba korranud ja kinnitab venelastele, et Venemaa Föderatsiooni armee liigub edasi kõigil rinnetel. Nagu ta ütles, pole ühtegi rindelõiku, kus Venemaa Föderatsiooni relvajõud ei liiguks edasi. Nagu ta nädal tagasi ütles, poisid tulistavad iga päev, iga jumala päev, liiguvad edasi ja nii edasi. Üldiselt üritab Putin igati Vene ühiskonda täita infoga selle kohta, et jah, kuulge, teie peade kohal lendavad droonid, naftatöötlemistehased plahvatavad, bensiini pole, te istute päevade kaupa tanklates järjekorras. Jah, on probleeme, aga vähemalt rindel meie poisid tulistavad iga päev. Ja sellest peaks keskmine venelane justkui aru saama, et jah, need on nagu probleemid minu elus, aga vähemalt armee liigub edasi. Kuid nagu märditakse Sõjauuringute instituudi aruandes, kannab Vene armee hoolimata vähestest territoriaalsetest edusammudest suuri kaotusi nii elavjõus kui ka tehnikas. Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel ulatusid Vene vägede kaotused 2026 aasta juunis peaaegu 40 000 hukkunud ja haavatuni. See tähendab, et iga vallutatud või infiltreeritud ruutkilomeetri kohta tuli umbes 1298 Vene kaotust. Mõelge veel kord, peaaegu 1300 inimest hukkunud ja haavatud selleks, et vallutada vaid 1 ruutkilomeeter. Jällegi võrduseks, et mõista, kui kõvasti poisid rindel võitlevad. 2025 aasta juunis kaotas Venemaa Föderatsioon umbes 32 680 sõjaväelast. See moodustas umbes 68 kaotust iga vallutatud ruutkilomeetri kohta. See tähendab, et aasta jooksul kasvas Venemaa kaotuste arv ühe vallutatud territooriumi ühiku kohta peaaegu 20 korda. See on suuresti meie droonivägede teene. See tähendab, et droonid rindel annavad siiski oma tulemusi.
20 korda rohkem kaotusi iga vallutatud territooriumi ühiku kohta. Ja lõpuks rõhutasid analüütikud, et märkimisväärsed tehnikakaotused aeglase pealetungi taustal viitavad Ukraina löökide tõususele, Vene sõjalistele objektidele, logistikale ja juhtimispunktidele tagala. Samal ajal Deep State'i analüütikute arvates on Ukraina sõjas küpsemas murrang ja sündmuste edasine areng sõltub Ukraina juhtkonna tegevusest. Nende sõnul, tsiteerin, kui mais tegime 2 sammu edasi, siis juunis juba 1 sammu edasi ja 1 tagasi. Nad lisasid, et Ukraina kaitsejõudude edusamme on seni peaaegu võimatu näidata territooriumi mõttes. Aga nagu ma juba ütlesin, ei paista Ukraina relvajõududel praegu olevat eesmärgiks territooriumi vabastamine. See tähendab, et tulemust ei näidata lihtsalt ruutkilomeetrites. Praegu on vaja venelaste logistika hävitada. Samuti teatas Deep State, et Ukraina kaotab kahjuks järk-järgult Konstantinivka. Analüütikute arvates on Vene-Ukraina sõja rindejoon peamiselt stabiliseerunud strateegilisel tasandil, kuid probleemseid suundi on endiselt ja nende hulgas on ka Konstantinivka. Samuti peale tungivad venelased Guljaipole, Limani piirkonnas ja Slavjanski suunal. Ja selle taustal teatas Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius, et sõda Ukrainas on jõudnud otsustavasse faasi. Ja seda hetke peaksid Kiievi liitlased ära kasutama. Tema sõnul vajab Ukraina raha, et toota relvastust ja et oleks võimalik end Venemaa eest kaitsta. Ja Euroopal, ütleb ta, on selline raha olemas. Ta leiab, et nende ühine vastutus on selles suunas pingutusi mitte vähendada. Eelkõige räägitakse sellest, et NATO tippkohtumisel Ankaras, mis toimub juba 7. ja 8. juulil, plaanitakse luua Ukraina toetuseks fond mahus 40 miljardit eurot. Sellest 12 miljardit peab eraldama just Saksamaa. Kas mäletate? Ühes varasemas saates arutasime koos teiega, et kui see fond luuakse, hakkab Ukraina sõjaline eelarve sel aastal ületama Venemaa Föderatsiooni sõjalist eelarvet. Nii et intervjuus Der Spiegelile ütles Pistorius, et tänane Bundeswehr, see tähendab Saksamaa relvajõud, on muutunud sõjaliselt võimekamaks kui 2022 aastal ja see on samuti Ukraina teene. Järgneb tema tsitaat. Muidugi on puudujääke endiselt. Palju sellest, mis on tellitud, ei ole veel ladudes, kuid täna oleme täiesti teises olukorras kui 3 aastat tagasi. Meie isikkoosseis kasvab, me õpime täiesti teistmoodi. Me ehitame palju rohkem kui varasematel aastatel ja omandame uusi võimekusi, eelkõige droonid. Kasutame kõike seda, mida õpime Ukraina kogemusest. Ja selle taustal kirjutab väljaanne Politico täna, et 4 aasta jooksul on Vladimir Putinil suures osas õnnestunud kaitsta venemaalasi sõja majanduslike tagajärgede eest Ukraina vastu, kuid nüüd on see muutunud. Nagu Politico kirjutab, on Ukraina raketi- ja droonirünnakud võtmetähtsusega energiarajatiste vastu viimastel nädalatel muutnud sõja suhteliselt ühisest ärritajast, mida enamik venemaalasi võis ignoreerida, koheseks ja üha teravamaks kütusekriisiks. Samal ajal varjatakse kahju ulatust hoolikalt. Venemaa lisas sisemaised kütusehinnad nende majandusandmete nimekirja, mida ta enam ei avalda. Siiski näevad venemaalased olukorra halvenemist oma silmaga. Sotsiaalmeedias levivad videod, kus autojuhid ründavad üksteist lihtsalt bensiini pärast või tekitavad segadust autode järjekordades, mis ootavad tankimist. YouTube'is ma neid videoid ei näita, aga huvi pärast lihtsalt guugeldage või otsige Telegrami kanalitest, kuidas venelased, nii mehed kui naised, lähevad tõesti kaklema. Nad kaklevad omavahel, kisuvad üksteisel juukseid, lõhuvad autosid selle nimel, et tankida ja kanistrisse kütust valada. Täpsemalt öeldes ei, kanistrisse ei tohi. Valada autosse 20 liitrit bensiini. Just nende 20 liitri bensiini pärast korraldavad nad tanklates kaklusi. Eriti naljakas on vaadata, kuidas vene naised, ma ei hakka tagasi hoidma, see pole seksism, sest see käib venelaste kohta. Ja vene naised lihtsalt ründavad autosid. Ja peksavad neid autosid, nõudes, et neid lastaks ettepoole. Ja veel kord, kui ma ütlen vene naine, siis see pole seksism, sest see käib venelaste kohta. Ülejäänud naiste kohta ei lubaks ma endale kunagi sellist nimetust. Nii et Ukraina ründab praegu sihilikult naftatöötlemistehaseid, mida Venemaa ei suuda ise parandada ega asendada. See tähendab, et kiiret lahendust kütusepuuduse probleemile ei paista. Ja edasi tsiteerin poliitikut. Bensiinikogus.
Venemaal hetkel kättesaadava bensiini koguse määrab võidujooks Ukraina droonide ja Venemaa remondibrigaadide vahel. Kui Ukraina rünnakute sagedus jääb samaks ja iga rünnaku tekitatud kahju kasvab, siis läheb eelis Kiievi poolele. Just seda me praegu näemegi. Ja siin tuleb mõista, et venelased lihtsalt ei saa sellest veel aru. Asi on selles, et kütusehinnad avaldavad tavaliselt suurt, ma ütleksin tohutut mõju üldisele inflatsioonile. Ja Venemaa keskpank hoiatas, et hiljutisel hinnatõusul on tõenäoliselt pikaajalisemad tagajärjed kui varem. Samal ajal moodustavad Venemaa Föderatsiooni sõjalised ja salajased kulutused nüüd peaaegu poole kogu riigi kulutustest. Likviidsed varad rahvusliku heaolu fondis, mis algselt loodi nafta hinnavõikumiste majanduslike mõjude leevendamiseks, on samal ajal vähenenud. Tõenäoliselt umbes 7% SKP-st 2022 aasta alguses kuni vaid peaaegu 1,5% SKP-st selle aasta aprilli seisuga. See tähendab, et Vladimir Putini varufond sõja jaoks on samuti peaaegu ammendunud. Nii et kütusepuudust tunneb, nagu öeldakse, mitte ainult Putin. Ja selle tagajärgi tuntakse veel väga kaua. Ukraina relvajõud jätkavad samal ajal Venemaa pihta löökide andmist. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head jätkub.